Tere tulemast Mystify podcasti. Mina olen Triinu Sirge, olen tervikliku ettevõtluse mentor ja terviklikkuse mentor ning alustame 2026 aasta esimest saadet ja mul on külaline täna Grete Vahter. Tere, Grete! Tere! Nii, tutvusta ennast, kes sa oled ja kust sa tuled? Mina olen Grete. Kust ma tulen Keilast, siis on alati väike üllatusmoment. Ma olen mõtteviisi ja aju coach ja siis aitan põhimõtteliselt inimestel liikuda enda eesmärkide poole, saada vabaks erinevatest blokeeringutest ja olla enesekindel ja uskuda iseendasse ja nendesse unistustesse, mis meil on. Meil kõigil, eriti siin jaanuari alguses, meil on kõigil väga palju eesmärke ja unistusi. Ja, et selles mõttes on suurepärane, et see saade on just sellel 2026 aastal nüüd siis uue aasta alguses. Ja tõesti, me seame endale inimestena uuel aastal ikka väga palju neid uusaasta lubadusi, et millised need sinu selle aasta uusaasta lubadused siis on? No hea küsimus ja üldse mitte lihtne vastata, sellepärast, et mina tegelikult funktsioneerin kuidagi täiesti teistmoodi. Ma ei pane endale uusaasta lubadusi. Ma olen rohkem selline intuitiivne liikuja. Minu jaoks on nagu kuidagi niisugune terviklik teekond ja mul ei ole vahet, kas vahetub see aastaarv. Ma kogu aeg lihtsalt liigun ja arenen. Põhimõtteliselt, et ma väga palju ei panegi selliseid füüsilisi eesmärke, vaid minu eesmärk on alati areneda ja kuidagi olla hästi autentne ja siis ma arvan, et need õiged asjad tulevad minuni, et ma võtan ennast rohkem nagu sellist tööriista ja usaldan, et minuni tulevad need asjad, kus minu energia on kasulik, kus minu panust on vaja, siis võtangi ennast nagu tööriista, seal mina siis rakendan seda. See on väga lahe mõte, et muidu meil oleme rääkinud sellistes praktikates ja kõiges, et meil on sellised tohutud tööriistakohvrid kõigil igasugustel õpetajatel ja õpetlastel ja kellel iganes, et igasugused meetodid, mida nad jagavad, praktikad, mida nad teevad, et aga hoopiski, et kui sa ise oled see tööriist ja see on nagu väga lahe idee selles suhtes, et sa ise oledki tööriist ja sina oledki ju looja, sina oledki see kõige tegija ja sinust endast saab kõik alguse, et see on nagu väga toetav mõte, ma ei ole ise niimoodi mõelnud. No vot, ja tegelikult minul ka on tööriistad ja meetodid ja see ei tähenda, et ma ei astuks praktilisi samme, ehk siis kui mul on väikesed eesmärgid, siis nende jaoks mul on ikkagi sammud, kuidas seda saavutada, et see on täiesti okei, aga selliseid suuri eesmärke, et sel aastal ma tahan nii palju raha või sel aastal juhtub see või teine, seda ma ei tee ja see on ka tulnud läbi kogemuse, sellepärast, et kurb tõde on, et see, mida me tahame, ei ole tihti see, mida me vajame. Või me tahame midagi, aga siis elu hakkab tooma sulle neid olukordi, mis peavad juhtuma enne, kui sa saad seda, mida sa tahad. Ja võib-olla ühel hetkel sa avastad, et sa ei tahagi seda, vaid sa tahad midagi muud. Ehk siis lõppkokkuvõttes see õige eesmärk peab alati olema nagu selline kasv ja areng. Siis sa ei pettu ja alati läheb kõik hästi. No suurepärane. Väga lahe mõte jälle, et see, mida me tahame, ei ole alati see, mida me vajame, et see on nagu väga õige, et me tahame nagu palju asju, aga kas me päriselt neid asju vajame, aga kuidas teha siis nagu kindlaks, et ma ju tahan endale ilusat autot ja head töökohta ja head abikaasat ja nii edasi, aga mida ma siis päriselt vajan? Kus sa tead seda? Kuidas sa aitad inimestest selle välja tuua? No üldiselt inimesed räägivad ise välja, mida nad vajavad. Meie sõnades on kõik need vihjed olemas, aga tavaliselt me ei kuule ise ennast. Me ei tea, me justkui vahel ka iseendaga mängime peitust,
aga kui sa räägid teise inimesega, siis esiteks need vihjed tulevad välja, professionaalne kõrv kuuleb need kohe kõik ära ja teiseks, kui sa hakkad kellegagi rääkima mingist konkreetsest asjast, eriti kui tulevad need õiged küsimused, siis seda välja rääkides sa kuuled seda ise ka. Ehk et see ei tähenda, et me ei peaks saama seda, mida me tahame. Need tahtmised on kõik väga, väga okei, aga võib-olla see, mida me vajame seal peidus, on midagi, mis on vaja lihtsalt enne lahti muukida. Oletame, et tšükke näide, ma tahan rohkem raha sel aastal, aga ma räägin pidevalt, kuidas mulle ei meeldi minu töö. See, mida ma praegu teen. Nii. Ja siis see, mida sa tegelikult vajad, on võib-olla selgus aru saada, mis päriselt sind toidab. Töökoha vahetus. See võib-olla on õige vastus, see töökoha vahetus, aga kui sa ei tea, mis tööd sa tahad teha, sa lähed järgmisele, kus on täpselt samad probleemid. Ehk siis see rahulolematus on tegelikult meie enda sees ja võti on ka enda sees. Midagi tuleb enda sees lahti muukida. Ja võib-olla see, mida sa vajad, on hoopis tööväline ja kui see saab sulle rahuldatud, siis järsku on seal töös ka eneseteostust. Ehk et seal jutu käigus tuleb väga hästi välja, mida inimene päriselt vajab ja võib-olla kui see vajadus saab täidetud ja see saab valguse kätte toodud, siis saab teha ka neid samme, et saada seda, mida sa päriselt tahad. Ja ehk siis sõnadel on vägi, sõnades on võim ja kõik see, mida me väljendame siis iseenda sõnadega, tegelikult see ju siis loob meie maailma, manifesteerib ellu. Toob ka siis selgust tegelikult ja avab kaarte. Et kõik on meie iseenda looming ja me saame siis seda muuta läbi tegelikult sõnadega ja see on nii lahe, et sa nagu tunned nendest sõnadest ära siis selle õige koha, et see on selline, ma ei tea, Anne, oskus, kus sa said sellise kogemuse või oskuse? Ka väga hea küsimus, et tegelikult kõik coachid näevad ära need, oskavad noppida välja need sõnad, need probleemkohad, aga tõsi, ma olen ka väga tugevalt intuitiivne ja mul on alati olnud kuidagi selline oskus näha struktuure, olgu see struktuur organisatsioon või see on inimene. Inimene on ka ju mingisugune terviklik struktuur ja siis selles struktuuris näha ära, mis tõmbab niite, kus on probleemi tuume ja millised on lahendused. Et inimese puhul ma näen ka seda päris hästi ära, et kus see päris tuum on. Ka siis, kui inimene ise alguses sellest ise aru ei saa, siis võib minna hetk mööda, peale sessiooni, siis ta ütleb, et ma hakkasin selle peale mõtlema ja tõesti on niimoodi, või isegi sessiooni käigus. Ehk et need probleemi tuumad on tihti meis nagu peidus, aga teisest küljest me justkui kõnnime ringi nii, et need on nagu majakad. Et meil on need tuumad siis nagu küljes siin nagu sellised nähtamatud mullid on ümber ja siis me liigume nendega ja siis mõtleme, et miks me sealt uksest sisse ei mahu, aga sellepärast ei mahugi, et meil on need mullid ümber. Mul tekkis praegu selline kujutluspilt sinu jutu põhjal. Natuke ja natuke see, et tegelikult elu tahab meie kõigi puhul õnnestumist ja kui meil on mingisugused tugevad sümptomid, mingid triggerid, siis need kõik ongi see majakas, mis näitab, vot, siin on see probleemi tuum, sellega on vaja tegeleda ja kui sa sellega tegeled, siis sa lähed sellesse voogu, kus asjad lähevad hästi. Ehk siis me kõnnimegi ringi niimoodi, et need märgid kogu aeg tulevad meieni, mis on see, mida me vajame. No vot, nii et kõnni siis avatud silmadega lahti ja kui sa ise ei märka, siis Greta aitab. Absoluutselt. Nii, väga lahe. Vaatame, mul on siin ühed kaardid, et mulle meeldivad kaardid ja siin on ühed kaardid, mida ma olen siis enda Mystify podcastis aegade alguses kasutanud ja ma lasen sul siit võtta ühe kaardi ja vaatame, mis teema siis tänases vestluses tahab avalduda, mis on see, millest me peaksime kindlasti sinuga rääkima ja mida siis vaatajad tahavad kuulda. Et
et selline kaartide rida praegu sulle siin. Sa võtsid kohe esimese väga julgelt. Ma võtan ka. Nii. No väga õiged värvid. Ja mul tulid ka sellised sinised värvid ja sinul tulid veel ilusamad sinised, et kui me siin kokku paneme, siis on täitsa sinine. Et selle sinu kaardi nimi on siis personal power ehk isiklik vägi ja mis saaks parem kaart tulla välja kui sulle, coachile tutvustamaks siis tänast teemat ja tooma välja siis seda inimeste väge. See on väga see teema, millega mulle tegelikult inimeste puhul meeldib tegeleda. Et ma näen hästi palju ja eriti naiste puhul on see, et me ei näe iseenda väge. Me oleme selle peitnud kuskile sügavale alla ja siis see on mattunud, mille alla see on mattunud? See on mattunud siis selle alla, mida teised arvavad, mis siis saab. No põhimõtteliselt me tahame kogu aeg toetust, me oleme sotsiaalsed olendid, see on loogiline, me oleme nagu eriti naised siis pigem nagu sellised hoidjad, turvalisuse hoidjad, me soovime seda turvalisust, me tahame kogukonna toetust ja see on kuidagi ajaloos on selline ma ei oskagi öelda, väär kontseptsioon tekkinud, et siis tuleb enda isiklikku väge allapoole suruda selle kogukonna heaks. Kuigi tegelikult me võiksime mõelda teistpidi, mida rohkem lased sina enda isiklikul väel särada, mida rohkem sa lased endal särada, seda rohkem see aitab ka kõiki teisi, seda rohkem on see neile eeskujuks ja kui sina oled õnnelik, lood sellist head energiat, siis sa tõstad ka kogukonna energiat. Ehk et kuidagi meil on vaja hakata selles isiklikus väes nägema positiivsust, positiivset mõju nii iseenda elule kui ka kõikide nende, kes meid ümbritsevad. Jah, alguses, ja see on väga klassikaline, paljud naised seda mulle ütlevad, et kui nad hakkavad rohkem enda selga sirgu ajama, rohkem iseenda väes olema, siis nad saavad halvakspanu enda lähedastelt, eelkõige enda lähedastelt. Kas siis meestelt, sõbrannadelt väga tihti, pere kõige klassikalisem näide. Miks? Sellepärast, et me hakkame tegutsema süsteemi väliselt. On ju, meil on kõigil sellised nähtamatud ühendused, meil on tekkinud rollid, kuhu me oleme siis lubanud endale minna ja loomulikult, kui mul on sinu elus väga kindel roll ja ma hakkan enda rolli muutma, siis see mõjutab ju sind, see on nagu ämblikuvõrk, mis kui see kärbes sinna kuskile jääb, siis see ämblik hakkab seda võnkumist tundma. Et selle näite puhul ämblikul on see justkui söögiaeg, aga meie elus see tavaliselt tekitab ebamugavust inimestes. Ehk siis see on siis kahjuks põhjus, miks väga paljud meist seda isiklikku väge hakkavad alla suruma, sest et lihtsam on olla teistele meele järele, sest et siis me hoiame rahu. Naised on rahuhoidjad. Et mina ei taha seda, mina tahan, et naise sees oleks rahu ja nii kaua, kuni ta hoiab rahu enda arvelt, nii kaua tema sees ei ole rahu tegelikult. See on kõik väga ilus jutt, mis sa rääkisid praegu, et naised ja see nagu teiste meele järgi olemine, et kuidas siis nagu tegutseda enda isikliku väe kohaselt jätkusuutlikult, et ma saan aru, et nagu korraks ma võin ju nagu hakata mingeid samme tegema, aga kui tuleb ikkagi väljast see kriitika ja siis tihti ma näen seda, et need naised ikkagi korraks teevad ja siis ikkagi kaovad sinna nagu enda tavaellu tagasi, et ei ole seda nagu püsivust või järjepidevust või sellist, et ja väga palju ikkagi tänasel päeval ollakse mõjutatud nagu sellest välisest, et kuidas nagu seda stabiilselt siis enda sees hoida ja kuidas seda julgust, et tiiger on ju julguse sümbol, et kuidas nagu seda julgust juurde saada, et naised vajavad seda nõuannet. Ja esimene mõte, mis mul tuleb, et
miks, et me oleme hästi nagu sellest välisest mõjutatud ja sellepärast, et meie ümber on see kogu aeg. Esiteks meie ümber on kogu aeg teised inimesed. Kuidas sa tead, kes oled sina, mida sa tahad ja mis on see sinu vägi, kui sa oled kogu aeg segatud teiste inimeste energiast. Ehk siis mina ütlen, et igaüks peaks saama olla üksi mõnda aega. Väga paljud inimesed kardavad olla üksi, eks ju. Aga ole teadlikult üksi niimoodi, et sa tead, et pärast sa saad tagasi inimeste sekka minna, aga võta see aeg, kus sa oled üksi. No ma võiks öelda, et ma ei ole ka päris seal, ma olen teel, aga ma olen väga palju tegelenud selle isikliku väega ja mina olen nii palju üksi. Mul ei ole pere, ma saan aru, see ongi teistsugune olukord. Mul on olnud võimalus olla hästi palju iseenda energias, kui sa oled iseenda energias, siis järjest puhtamaks energia saab. See ei ole segatud teiste energiast. Ja, saan aru. Ja loomulikult see ei ole kõigile võimalik. Meil on pered ja võib-olla mõned inimesed hästi vajavad seda sotsiaalsust. Aga leia neid hetki. Leia hetki, olla üksi, tegeleda ainult enda asjadega, vaadata endasse, kasvatada seda intuitsiooni ja teine asi on siis, et hakka ennast ümbritsema sellise energiaga, mis sind väestab, vastupidi, mitte see kriitika. Meil on kõigil tegelikult võimalus leida neid. Ma ei tea, hakka sotsiaalmeedias jälgima selliseid inimesi, kes räägivad sellest, kes annavad seda eeskuju. Sa saad seda energiat ka. Suhtle inimestega, kes on iseenda väes. See hakkab külge. Et siis see iseenda vägi on nakkav. See on nakkav, jaa, absoluutselt. See võib olla alguses trigerdav, aga lõpuks sa omistad selle. Kas see sotsiaalmeedias kellegi jälgimine mõjutab sind ka selle väe koha pealt, et kui sa ütled, et hakka kedagi jälgima, kes on selline sinu jaoks nagu äge naine või mees on ja siis sa jälgid teda ja siis ühel hetkel sa avastad, et vau, et ma olen ise ka palju vähkam. Jaa, minul on olnud sellist olukorda, kus nüüd aastaid tagasi mulle tuli Instagramis siis mingi naise postitus ja ma vaatasin seda ja mõtlesin, issand, ta räägib mingisugustest 6-kohalistest summadest ja naise väest energeetikast ja ma mõtlesin, et vau, et see on mingi tase, kuhu ma ei suuda nagu jõuda võib-olla, tundus utoopiline, aga mingi hetk, kui ma teda pikemalt olen jälginud, ma sain aru, et aga ma mõtlen täpselt neid samu asju, mida tema. Et seal ei ole väga palju selliseid uudseid mõtteid, mille peale mina ei oleks tulnud juba. Ehk siis sa hakkad aru saama, et kuigi võib-olla väline maailm ei peegelda veel seda, mis sellel inimesel, siis sinu sisemaailm juba on sarnane. Ja kui su sisemaailm on selline, küll see väline ka hakkab seda peegeldama. Väga lahe. Minul on kass samasugune nagu valge tiiger siin pildil, et ta meil siin tudub kõrval tegelikult, et mina saan siis isiklikku väge kassilt, aga ma ise tegelikult olen ka tiigri aastal sündinud, nii et tiiger on minu selline südameloom aegade algusest olnud ja ma tahan siin välja tuua seda, et see vägi ja väe selline tundma õppimine või väest nagu teada saamine, et see on selline, on see pikaajaline protsess? Ma ei taha inimesi ära hirmutada, aga jah. Kui pikk siis? Kaua ma pean enda väge nüüd ootama? Kujuta ette niimoodi, oletame, ma panen siin keskmise vanuseks ju, sa oled 30-40. Küsimus on, kui kaua sa oled olnud vastupidises energias? Mõtle, kui palju 10 aastaid see on kujunenud. See sinu identiteet on ehitatud mingite uskumuste najale.
kas sa arvad, et seda saab ühe päevaga muuta, mida on ehitatud 30-40 aastat? Ja ma võingi öelda seda, et näiteks 30 aastat elasin ma mingisuguses valeidentiteedis. No minu kogemus on, et see ei tähenda, et järgmised 30 aastat sa pead seda muutma. No praegu ma olen muutnud 10 aastat, ja see on päris hästi nüüd õnnestunud. Et ikkagi läheb aastaid aega, aga see ei tähenda, et sa ei peaks seda ette võtma, sest et tegelikult sellel igal aastal koorub midagi lahti. Ja. Iga aastaga sa oled juba järgmisel tasemel kui need, mis sa eelmised 30 olid. Kindlasti. Nii et alati on seda väärt. Ja, on. Nii, aga millised on siis sellist 3 praktilist siis soovitust, kust pihta hakata? Et ma saan aru, et number 1 võib olla see, et leia Instagramist endale inspireeriv inimene, näiteks Grete Coaching on sul Instagrami konto või Triinu Sirge. Ja, see on väga hea, sa ütlesid ühe ütlesid ära, et tegelikult see võibki olla see esimene samm, sa paned ennast teadlikult uude energiasse ja sa hakkad vastu võtma uusi teadmisi, uusi energiaid, mis sinu oma siis hakkavad ka kujundama. Absoluutselt väga õige. Teine samm, võtamegi selle, et hakka iseenda sisse vaatama. Hakka küsima küsimusi iseendalt. Okei, ma tunnen ennast praegu selles seltskonnas halvasti. Miks? Mis tunnet see minus tekitab? Ja siis väga hea selline võtmeküsimus on minu meelest, mida see mulle meenutab? Kas minu minevikus on juhtunud midagi, mis mulle tuleb selle tundega meelde? Tavaliselt seal on see võtija. Ehk siis, mida ma praegu tunnen, mida see mulle meenutab, kui ma midagi teen, siis miks ma seda teen? Keegi tahab minult midagi, eks ju. Meil on tihti raske öelda ei, me oleme oma mustrites kinni ja siis küsi endalt, mida ma tegelikult ise tahan. Ja kui ma ütlen talle jah, mida siis mina tunnen, kuidas see mulle mõjub, kui ma ütlen ei, siis jälle samamoodi ja niimoodi sa hakkad arendama seda iseenda tundmist selleks, et sa saaksid olla väekas, sa pead iseennast tundma. Küsimuste küsimine. Küsimuste küsimine selleks, et sa saaksid aru, mis su sees toimub. Sest alguses ma ütlesin, et väga tihti ju inimesed tegelikult ise ei näe ja me mängime endaga peitust. Ehk siis see küsimuste küsimine on juba väga hea samm. Aga see küsimuste küsimine peaks siis toimuma nagu niimoodi päevasel ajal lihtsalt enda mõistusega meeles või pean ma mingisuguse meditatsiooni tegema, lausa süvenema iseendasse vaikuses, rahus või kuidas nagu ma peaksin kust otsast alustama? No väga palju soovitatakse meditatsiooni ja minule ka ja ma ei suuda selleni jõuda. No see mõistus meil ju on selline ja tänapäeva infoühiskond, see pressib peale seda infot igast august, et ma ei suudagi keskenduda nagu selles mõttes, ma räägin nagu keskmisest inimestest, kes on, et mina ikka vahepeal meditatsiooni teen ja seda praktikat harrastan, aga just, et kui nagu ma ei ole nende teemadega kursis ja ma tahan nagu alustada, et siis on nagu väga raske ju seda niimoodi ennast sinna rahuseisundisse viia, et siis peakski alustama, nagu mina näen seda, et peaks alustama sellest, et võtadki siis nagu teadlikult selle küsimuse ette, et kui sa nagu ütleme, et esmalt siis tuleks hakata märkama neid kohti, mis nagu sul siis seda mingit ebamugavustunnet tekitavad ja kui sa näed seda kohta, siis sa küsid selle küsimuse siis iseendalt silmad lahti mõistusega vaikselt enda peas, et mis see nüüd oli, kuidas juhtus või mis minu küsimused olid need? No jah, mina arvan ka, et pigem jooksvalt kogu aeg, et tee seda enda meelega, sa ei pea üritama ma ei tea, minna mingitesse kõrgematesse vibratsioonidesse selleks, et saada vastuseid. Jah, nii ka saab vastuseid ja täitsa fundamentaalseid, aga sa saad neid vastuseid kogu aeg. Teadvel olekul, teed süüa,
mõte hakkab jooksma. Ja ka need on ju tegelikult meditatiivsed olekud. Ja ma olen juba vaikselt 6 aastat käinud joogas ja me seal teeme meditatsiooni ka. See ei tähenda, et ma seda kodus eraldi teeksin otseselt ja ma ei suuda oma mõtteid välja lülitada. Ka mina mitte, nii et keegi ei pea heituma sellest, et nüüd ma ei saa vastuseid sellepärast, et ma ei oska olla kohal ja lülitada enda mõtteid välja. Ei, sa saad endalt küsimusi küsida selle meelega ka ja pidevalt. Ja siis see 3., mis ütled, millest võiks alustada. No mina ütlen alati inimestele, leia mingi võimalus kasutada tuge. Mingil moel tuge. Meil on neid nii palju, issand, kui palju meil on inimesi, kes aitavad just sellega juba. Ja isegi kui sa oled väga teadlik, siis näiteks mina olen teadlik, aga ma kasutan ikka sinu abi, sellepärast, et kõrvalperspektiiv on nii tohutult kasulik ja see aitab meid ja see viib meid kogu aeg kõrgemale. Ehk siis, kui sa ei tea, kust alustada, kui sa ei tea, kuidas enda sisse vaadata või sul on vaja selgust, tule minu juurde, mine Triinu juurde, leia mingisugune kursus, no okei, kursus ei ole võib-olla hea. Just see võib-olla ka koht, kus sa saad rääkida. Jah, täpselt, kas on see siis teraapia, on see nõustamine, on see grupi coaching, on see mingisugune, ma ei teagi, networkimise grupp. Ühesõnaga võimalus, kus sa saad rääkida ja kus professionaalne inimene saab sulle peegeldada ja tuua teist perspektiivi ja te jõuate koos mingi uue sellise taipamiseni. Et coachingu sessioonidel ka inimestel tohutult tekib taipamisi, sellepärast, et me marineerume ise enda energias igapäevaselt, kuigi ma ütlesin, et meil on kogu aeg teisi segajaid ka, aga ütleme, kui sa lähed mõne professionaali juurde, siis sa oled iseendaga ja tema aitab sul olla iseendaga ja iseendast vastuseid leida. Ehk siis see on väga-väga kasulik, ma olen seda korduvalt näinud. Ja ma kinnitan seda, et samamoodi olen ikka järjepidevalt. Ma arvan, et ma olen ettevõtja juba aastast 2009 vist, aga 2015 ma lõin enda esimese sellise päris ettevõtte, kus ma olen nagu üksinda tegutsenud nüüd 11 aastat varsti ja alates 2015. aastast ma olen erinevatel perioodidel kasutanud kogu aeg siis kas mentori või coachi nagu tuge ja need edasiliikumised nagu koos sellised kasvamised on olnud ikka nagu väga tugevad, et nagu üksi kindlasti ma ei oleks nii kaugele jõudnud täna, kus ma olen ja kõik see on nagu toetanud seda teekonda megalt, et see viimane 3. punkt on nagu raudselt väga oluline, et on vaja nagu seda peeglit ja seda teadlikku peeglit, kes aitab sul näha neid nurki sinus, mida muidu sa ise peeglist ikkagi ei näe. Ja see annab ka sellise motivatsiooni boosti, sest motivatsioon teatavasti ei ole midagi, mida me suudame kogu aeg hoida. Sealt tekibki see, et sa võid suure tuhinaga midagi alustada, jaanuari algus, palun väga, aga selleks, et seda jätkata, sa pead hakkama endas arendama seda järjepidevust, pühendumist, distsipliini, sest see kogu aeg ei ole nii äge, sa ei ole kogu aeg motiveeritud, energia ei ole kogu aeg kõrgel, aga iga kord, kui sa kellegiga koos saad kas või mõtteid põrgatada, siis see toob su energia jälle ülesse. Ja jälle sa lähed suure sellise tuhinaga edasi ja ma olen ka näinud seda inimeste puhul, et nad tulevad coachingusse, siis nad on segaduses, kuidagi nagu asjad ei toimi ja selle 1,5 tunniga on energia nii üleval, järsku on kõik lahendused arusaadavad, pärast seda hakkab ülihästi minema ja siis kõik võimalused tulevad täiega, teevad ära need asjad, mis on pikalt niimoodi veninud ja siis võib-olla kui ta ei tule nagu tagasi, siis mingi ajaperioodi pärast see jälle langeb. Et see ei tähenda seda, et meis on mingi viga, me inimesed oleme
energeetilised olendid ja me ei suuda kogu aeg ise hoida seda energiat, sellepärast on nii hea saada sealt kuskilt seda boost'i. Ja kui ma mõtlen selle energia jutu peale, siis human designi järgi sa oled manifesteeriv generaator, et kellel on see energiatase nagu kogu aeg olemas ja see ongi nagu see sinu sära, millega sa siis jagad seda energiat siis ka teistele läbi enda töö, mida sa naudid, et mina olen puhas generaator, et mul on samamoodi see energiavoog püsiv, et sinul ma märkasin seda, et sul see juurtšakra on siis avatud ehk sul nagu see surve on surve asjade tegemiseks vahepeal nagu kaob ära, et see on nagu selline sõltub siis teistest inimestest ja kõikide meie puhul on samamoodi see, et see mõnel inimesel on nagu raske hoida seda järjepidevust ja raske siis seda ära teha, et ongi nagu just seda tuge siis kõrvalt vaja või mingisugust lisaenergiat, et see. Aga sa rääkisid ka üksindusest ja üksi olemisest ja üksi siis nagu endaga kontakti loomisest, et sinu enda energiakaardis on see, et sa oled 6-2 erak ja see 2 on see üksi olemise koht ja tegelikult 6 on siis nagu eeskuju, et sa oled nagu üksinda teistele eeskujuks, et see on nagu sinu elus nagu see koht, et kuidas siis nagu üksi olles olla ka nagu samas nagu nähtav siis teiste jaoks, et jah, sellised mõtted human designist praegu siia vahele. Jah, ei, on küll, ma näen selles väga tõde, et mul on kindlasti vaja seda üksi olemise aega ja minu vägi tuleb sellest, kui ma olen saanud olla üksi. Et teiste inimeste hulgas mu energiatase läheb madalamaks, kui see just ei ole väga kõrge vibratsiooniga inimene, siis tekib selline energiavahetuse, aga igal juhul on mul vaja minna tagasi oma koopasse, kus see minu vägi saab jälle nagu, kuidas ma ütlen, taastuda ja siis ma saan jälle minna ja särada. Ja sa kõnnid ka väga palju looduses või armastad väga palju loodust, et see on sinu jaoks nagu ka see üksi olemise koht siis või loodusega koos olemise koht? Jah, ägedalt ütlesid, et üksi olemise või loodusega koos olemise, sest et mu pähe tuli kohe, et see ei ole üksi olemise aega. Minu jaoks on see ühenduse aeg. Ühenduse aeg, just, okei. Siis on looduses on väga lihtne olla ühenduses millegi kõrgemaga. Et loodus on nii suur, mida rohkem on seda maad, mida sa näed, on see siis mets või põllud, siis seda rohkem sa saad aru, kui väike sa oled selles suures, eks ju, looduses. Suures looduses, ja et see hoiab sind kogu aeg ja seal kogu aeg midagi toimub, et mina mitte kunagi ei käi looduses kõrvaklappidega, sellepärast, et see on hetk, kus mul on vaja olla kohal. Ma tahan olla selles hetkes või vastupidi, ma olen enda mõtetes ja see on see aeg, kus inglise keeles on siis downloads tekib, ehk siis just väga inspireerivad mõtted tekivad siis ja ideed, mida edasi teha, mis on lahendused, kuidagi need maailma kontseptsioonid, probleemid ja lahendused minu peas hästi tekivad just looduses liikudes. Aga kas sa paned need kuidagi kirja ka, et kui sa lähed jalutama ja siis tulevad mingid superideed pähe seal metsa vahel, et siis paned nad kirja kuskile telefoni, teed mingi voice'i või... Ma alustasin kunagi sellega, et ma hakkasin tegema voice. Ma sain aru, et nii palju läheb raisku muidu. Et sa ei kuula kunagi tegelikult neid lõpuks. Seda ka, aga pigem see, et ma arvan, et see mõtted lähevad nagu meelest ära, et need tulevad, aga lähevad meelest ära. Aga nüüd ma panen kirja, et kui vähegi tundub selline väärt mõte, ma kohe kirjutan ülesse ja niimoodi ma saan ka kogu aeg seda sisu
mida ma tegelikult teen, et ma olen need mõtted kirja pannud, sest et muidu mul ei oleks mitte millestki rääkida, kõik läheb peast. Et see sinu sisu tulebki siis loodusest, et universumi ühendus. See on üks koht, aga et täna ma olen jõudnud juba sinna kohta, kus mul ei ole vaja loodust selleks. Mul on teema ja siis ma lihtsalt lasen mõtetel tulla ja kõik tuleb ise. Vahet ei ole, kus ma olen, ma pean lihtsalt korraks võtma selle hetke, et see teema kuidagi võtta enda fookusesse. No keskenduma ja kohal olema. Jah, duši all toimub see ka väga hästi. Okei, väga hea. Nii, sinu taust on ka tegelikult see, et sa siin ütlesid, et struktuuri näed läbi, et seda inimese struktuuri näed läbi, aga sa varasemalt on sul töökogemus ju pikalt väga struktuurses asutuses, et ülikoolis, et kuidas sa nagu seal nägid neid kitsaskohti või kas sa seal ülikoolis töötades leidsid siis selle tee coachinguni või kuidas sul see algus nagu tuli? Ma ütleksin, et seal ma ei leidnud teed coachinguni, sest et see tuli väga juhuslikult, aga seal ma leidsin küll selle iseenda tee justkui selle alguse, sest et alguses ma alustasin juhtimise teemaga ju. Et ma olin juhi positsioonil ja mu ümber oli väga palju selliseid aktiivseid tudengeid, organisatsioone, kus need juhatused kogu aeg vahetusid ja siis nagu kuidagi see minus avanes. Ja kui ma hakkasin, see on ka väga hea selline õppetund, kui sa ei tea, mida sa tahad otseselt teha, alusta millegagi. Alusta ükskõik millega, mis sulle huvi pakub, sest et see on sinu hüppelaud selleni, mis on päriselt sinu teema. Sest et ma hakkasin sellega tegelema ja põhimõtteliselt ma ei olnud kunagi olnud järjepidev. Ma ei olnud kunagi kuidagi nagu julgenud uskuda, et mul võiks olla selline väärtus, et mul on midagi pakkuda. Aga siis mul tekkis idee ja mõtlesin, nii, see on see koht, kus ma ei lase sellest nöörijupist lahti. See oli siis, kui sa ei uskunud iseenda väesse? Jah, absoluutselt, ma isegi ei näinud seda. Sa ei teadnudki midagi sellest. Aga tegelikult jah, seal ma hakkasin seda vaikselt nägema ja siis ma tahtsin nagu julgeda leida sellele kas siis tõestust või rohkem ma ütleksin enda puhul isegi selline eneseväljenduse. Ma vajan hästi sellist eneseteostust. Et millegi asjade ära tegemist. Kuskil, et mina saan anda panust. Ma olen selline inimene. No see on sakraalne tegutsemisviis lihtsalt, et on vaja kogu aeg ennast tegevuses hoida ja midagi ära teha ja eriti hea, kui me näeme veel seda, siis mida me ära teeme. Ja siis ma hakkasin sellega tegelema, aga esimene minu sõbranna, kes siis oli mulle testklient, temaga töötades ma hakkasin aru saama, et see, mida ta vajab, ei ole otseselt mentorlus, et see on midagi muud. Et see on rohkem nagu selline toetus ja õnneks ma olin selleks hetkeks juba coachinguga ühes grupi coachingus kokku puutunud. Muul juhul ma ei teadnud sellest mitte midagi. Ja kuidagi mul tekkis see tunne, et issand, seda vist on vaja ja ma kuidagi nagu olin sõrad vastu sellele. Ma ei tahtnud, sest et ma olen selline infoandja, ma oleks tahtnud võib-olla rohkem mentor olla, aga siis ma kuidagi nagu pehmenesin ja need õiged sertifikaadi õpped jõudsid minuni. Need justkui see universum pani mulle ette, näe Grete, vaata, see on äge, see meeldib sulle ja see oligi äge ja ma kuidagi tundsin selle ära. Ja niimoodi ma olen siis selles valdkonnas arenenud ja ka see nõudis arenemist. Sellepärast, et coaching on natukene erinev kui see, et sa lihtsalt räägid enda tõde, sa pead hästi palju arendama kuulamisoskust. Mina ütlen, et ma selles mõttes mentorina ei räägi enda tõde, et ma kuulan ja ikkagi peegeldan tagasi, et ma olen nagu selles mõttes teistsugune selle koha pealt. Tead, siin on selline definitsiooni küsimus ka, et see on selline filosoofiline küsimus, et mida peab tegema mentor, mida peab tegema coach, sest et ma olen kuulnud ka vastupidiseid. Coach ütleb, mida teha ja mentor aitab sul, toetab sind selles, mida sina teed. Et igaüks minu meelest defineerib seda erinevalt, et lõppkokkuvõttes, mis on oluline, on see, et isiklikus väes. Mina olen isiklikus väes, sina oled isiklikus väes ja me aitame siis inimest nii, nagu see meie missioon on. Ja me usaldame, et see toimib.
ja seda küll. Et isiklik vägi on siis selline tänane teema, et mul tuli siin selline huvitav kaart, et intiimsus, et see isikliku väe teekond on selline päris intiimne protsess nagu selles mõttes, et see on nagu see koht, kus sa pead nagu tegema seda nagu üksinda või leidma nagu selle nagu alustama nagu üksinda või nagu see on sinu teekond, et sa ei saa nagu seda väge kuskilt mingist, ma ei tea, maailmast päris nagu minna otsima, muidugi see on ka võimalik, et ma tegelikult tuleb hästi meelde üks raamat, mille ma lugesin, kus siis üks mees läks Lõuna-Ameerikasse, eestlane siis läks Lõuna-Ameerikasse ja käis seal kõik igasugused need, ma ei tea, need pärismaalased kõik seal läbi ja käis igasugustel protseduuridel ja kõik need riigid seal erinevad läbi ja siis ta otsis iseennast ja siis ta tuli koju ja siis ta lõpuks leidis selle iseenda, mitte seal kaugel maal. See on klassikaline, aga vahel me vajame olla seal kaugel selleks, et ennast avardada. See avab meis mingid kanalid ja võib-olla siis ongi see, et sa tuled koju ja leiad iseennast. Ja ma just elasin ise 2 aastat Hispaanias, et kolisin eelmine aasta august Eestisse tagasi ja ma ütlen, et mul ka vist need 2 Hispaania aastat olid need eelmise siis enese leidmise aastad niivõrd kuivõrd või nagu see teekonna üks osa siis sellest, et seda enese leidmist ma juba alustasin varasemalt, aga need 2 aastat seal toetasid siis seda jätku, seda uut levelit, et see oli siis nagu üks level ja nüüd Eestis on siis jälle järgmine level, nagu sa siin välja tõid, et elu on siis nagu mäng, et areneme kogu aeg ja uued levelid on järjest siis. Ja see ei ole alati sirgjooneline. See on sika-saka. Eesti-Hispaania. Eesti-Hispaania edasi-tagasi. Et jah, mis on sinu elus täna see teema, kuidas sina enda isiklikku väge arendad? Mis suunas sa nagu liigud hetkel? Et väga hea küsimus. Ma võin öelda, et ma ise tunnen, et esiteks ma kuulan iseennast, enda intuitsioon ja sisetunne, meil on see kõigil olemas, et ma olen õppinud seda kuulama ja kindlasti seda ma arendan edasi. Aga kas see on ka siis usaldamine, et sa kuulad seda sisetunnet, aga nüüd sa ka usaldad seda, et see, tihti ma näen nagu seda, et mul on nagu viimasel aasta lõpus tegelikult oli väga valusaid kohti isiklikus või nagu ütleme minu elus, kus ma läksin enda sisetunde vastu ikkagi, et ma ei usaldanud iseennast, ma nägin, et märgid on õhus aga ma ei usaldanud seda ja ikkagi läksin nagu mõistuse teed, et küll see on nagu okei, on ja nüüd ma olen nagu suure jama otsas nagu ühes teemas, et ma veel ei näe seda suuremat pilti, mis sealt kõik nagu välja peaks tulema, aga vähemalt üks õppetund on selge, et see oli seotud rahateemade ja võlgu andmisega ja ma enam ei anna mitte kunagi mitte kellegile võlgu. Aga tihti me õpime ju läbi kogemuste ja intuitsiooni kuulamine ja usaldamine on täpselt samamoodi. Ehk siis kui sa oled ikkagi eksinud, siis sa tavaliselt tead, oleks pidanud kuulama. No oleks pidanud kuulama, aga alati see oleks on hiljem ju. Oleks poiss, hiljem. Aga vaata, see ongi ju osa õppimisest ja arenemisest, et sa võid ühe korra reha otsa astuda, siis astud teine, 3. kord ka, aga lõpuks on see muhk sulle piisavalt püsiv ja üks sarvik oled. Aga see on piisav, et see 4. kord, vaata seal tekib see, et sa tunned valu juba siis, kui sa näed seda reha. Ehk siis see 4. kord sa enam seda ei tee. Siis kuulad seda sisetunnet. Et see on katsetamine, see on õppimine kogemustest, absoluutselt. Aga mida rohkem sa oledki neid kogemusi läbi teinud, minul ei täpselt samamoodi. Hiljuti oli see, et mu sisetunne juba inimest nähes ütles, et ta ei ole minu jaoks.
aga mingi osa minust mõtles, hakkas nagu loogiliselt, et aga uued tutvused on ju okei ja võib-olla see arendab mind. No mida ta arendas? Ta arendas mul seda, et Greta saaks pidanud kuulama oma sisetunnet. Ise ennast kuulama. Jaa, täpselt. Et lõpuks jõuad ikka läbi muda sinna samasse kohta, aga nüüd sa oled lihtsalt mudane ka. Et kindlasti on see, aga teine asi, mis mina tunnen, et mul ongi natuke see eraku rollist vaikselt välja tulemise aeg, et mis see küsimus oli, et kuidas mina praegu... Kuidas sinu see praegune isikliku väe nagu avastamine edasi läheb? Et ma arvan, et minu see järgmine etapp on hakata seda avastama inimeste keskel. See etapp on juba alanud, aga rohkem usaldada ka ennast siis teistega koos, sest mina olen natukene selline kardan inimesi või olen ettevaatlik, et introvert ma tegelikult olen, aga kui ma olen inimeste seast, siis kuidagi minus avaneb hästi see selline eeskuju pool ka ja pigem nagu, kuna ma olen hästi empaatiline, siis ma korjan üles neid energiaid ja ma hakkan neid kohe mõjutama ja toetama ja et see osa tuleb. Aga nüüd hakata seda isiklikku väge kuidagi nagu endasse juurutama inimeste keskel ka ja kasvatama, näha nende, siis saada sealt seda nende energiat ja lasta sellele ennast täiustada, sest kui sa oled alguses kogu aeg teiste energias, siis see mõjutab sinu energiat, eks ju. See võib seda segada, et siis sa oled seal teiste energias, aga kui sa oled saanud üksi iseenda isiklikku väe avastada, siis need teiste omad ei mõjuta sind enam nii palju. Ja siis on okei, ma lähen teiste inimeste sekka ja see saab nii-öelda komplimenteerida minu energiat juba, et ma ei hülga iseennast enam. Et kindlasti ma arvan, et see on minu see üks etapp, kuidas ma seda isiklikku väge nüüd ütleme, testin ja viin järgmisele tasemele. Ehk siis nüüd lähed loodusest inimeste sekka, et tuled sealt pargist siis kesklinna. Või nagu human designis öeldakse, et erak tuleb sealt katuselt alla inimeste sekka just. Tegelikult ei ole see erak, vaid number 6 on see eeskuju tuleb. No tegelikult asi on niimoodi, et kui alates 40-ndatest eluaastat kuskil enne seda ja peale seda, siis kuni 50-ndateni just vastupidi, see eeskuju 6 siis läheb just katusele, et vaadata seda suuremat pilti ja näha seda tervikut, et mina nagu olen mul on ka 4-6 profiile, et mul on ka see 6 sees ja siis mina olengi praegu nagu jõudnud sellesse etappi, kus ma olen liikunud sinna katusele ja näen nagu seda suuremat pilti, et peale 50-ndat eluaastat siis tuleb see, et kus me tuleme sealt katuselt maha nagu päris inimeste juurde ja oleme siis nagu selle enda kogemuste ja sellega, mida me kõike seal üleval nägime, siis eeskujuks. Et tegelikult see 50 eluaasta on nagu hästi märgiline ja ma olen seda human designi jälginud juba palju aastaid ja olen näinud inimesi, kes on jõudnud sellesse 50-ndasse ja tõesti on nagu siis kuidagi avanenud ja nagu läinud nagu massidesse need asjad, et see on nagu huvitav aeg, et ma ootan seda põnevusega. No ma olen pead veel kannatama, ei saa nii kiiresti. Aga igas suures etapis on väikesed etapid, eks ju, tõenäoliselt on seda kõikumist üles-alla selline sekunimine ka, et kellegi meie elu ei ole lõigatud niimoodi. Kindlasti, et seda küll. Et nii, millest me veel räägime, et mis on see, mis sul on veel ütlemata, sa tulid täna võib-olla mingisuguse ootusega siia, et mõtlesid, et ma nüüd tahan kindlasti rääkida sellest kõikidele. No tegelikult ma ka ikkagi usaldasin seda, mis siit täna tuleb, aga võib-olla üks mõte, mida ma mõtlesin eile ja mida on võib-olla hea inimestega jagada siin jaanuari alguses, et me kõik teeme eesmärke, esiteks, aga võib-olla kõik ei tee, eks ju, ka, ja siis ei pea ennast halvasti tundma, sest väga paljud inimesed, kes nii-öelda terviklikult lähenevad, eks ju, nagu see isegi ja räägivad ju, et talv ei ole uut alguste aega tegelikult ja jaanuar on selline pime aeg ikka veel, et talv on just sissevaatamise aega. Aga siis mul kuidagi tuli selline kujund pähe, et
aga seeme idaneb ju ka pimedas. Jaa. Kõigepealt idaneb seal pimedas ja siis, kui on päike väljas, tingimused soodsad, siis ta ajab põrsub, eks ju, ajab lehed välja päikese poole. Ehk siis see jaanuar tegelikult on väga hea aeg selle mõtteseemne mulda panemiseks. Ehk siis nagu sinna sisemisse jõusse hakata sisse vaatama ja see jõud ongi ju, mis tuleb seest poolt, et selles mõttes on see ideaalne aeg tõesti. Täpselt, see on selle jaoks ideaalne aeg. Ma räägin ka hästi palju sellisest ettevalmistusest. Las see olla ettevalmistusaeg. Ära ole endaga liiga karm, ära oota, et kohe mingid lahendused, vaid luba endal nende rütmidega kaasa minna. Ehk ole uhke enda üle juba siis, kui sa oled näiteks saanud midagi kirja või enda peas juba välja mõelnud, et sa tahad seda. Ka see hakkab juba sinu reaalsust muutma. Ja mida sa nüüd pead tegema, on hakkama pisikesi samme tegema. Ehk et seal on siis see järjepidevus ka. Ja see üks samm võib vabalt olla iseenda sisse vaatamine, see võib olla kas või coachi juurde minemine, ükskõik, mis aitab sul liikuda ja ette valmistada end selleks järgmiseks sammuks, et kogu aeg see seeme saaks hakata järjest võrsuma ja ühel päeval sellest saab suur taim või puu. Väga lahe. Nii et ma ütlen ka siia, et see uue aasta nagu see algus ja see Rooma kalender, mis on tehtud, et see on tegelikult, ma ei tea, lihtsalt seadusega vastu võetud, et nüüd hakkame tänasest päevast lugema seda uut aastat ja nagu numbrit 1 on ju, et tegelikult see loodus käib ju ikkagi selle pööripäevade rütmi järgi ja kevadisel pööripäeval on see nagu number 1 koht, kui siis see seeme hakkab sealt idanema, et jah, aga mulle väga meeldis ka see mõte, et jaanuar ja talv ja see talveaeg on just selline rahuaeg ja sisemiste teemadega tegelemise aeg, et me just talvel peaksimegi siis tegelema nende teemadega, mis on meie kas või sama personaalne vägi, personaalne jõud, tegelema nende teemadega, mis on nagu see sisemiselt ja siis, kui tuleb see kevad, kus tuleb päike välja ja selline elu läheb käima ja need seemned hakkavad idanema. Veed hakkavad voolama, et siis me saame ise ka tulla välja selles oma väes juba ja suvi on tegelikult see aeg, kus me peaksime siis kõige rohkem särama, kõige rohkem tööd tegema, kõige rohkem siis nagu tegutsema, sest see on kõige aktiivsem, energeetiliselt nagu kõige aktiivsem aeg. Aga mis meil suvel on? Suvepuhkus, eks on ju. Puhkame hoopiski talvel rabama tööd, et see lääne nagu inimese siin selline rütm on hoopis vastupidi. Aga ma ütlen siin, et puhkus on väga produktiivne ju. Eriti kui sa räägid energeetilise töö inimestest, siis me ju laeme ennast selle energiaga, mis meil on vajalik tegelikult ja kas sealt saavad need ideed tulla ja see vägi teha midagi. Me mõtleme, et töö on justkui midagi, mida me teeme, saab arvuti taga või midagi, aga tegelikult see panus saab suvel toimuda täpselt samamoodi ilma arvutidega istumata ka. No võt, see on ka tore mõte, et see puhkus siis on suvel seda võrra väärtuslikum ja rohkem energilisem, et võib-olla meil ongi seda vaja, sest me oleme talvel siis nagu üle töötanud. Absoluutselt, siis ei jõua ka endasse vaadata. Siis ei jõua ka endasse vaadata ja et midagi teha. Mina tegin uue aasta puhul visioonitahvlit, et ma tegin seda sellisel uudsel meetodil, et kus on selline nagu vaba ja koht on siis seal nendele kohtadele, millest sa ise ka siin jutu alguses korra mainisid, et nagu see universum või see universum otsustab, et mingi kõrgem jõud teab, kuidas asjad lähevad, et ongi, et kui me nagu sa ütlesid ja alustasime sellest, et eesmärkide seadmine, et me seame mingisugused eesmärgid on ju endale, aga tegelikult elu ikkagi otsustab ju, kuidas meil asjad lõppude lõpuks lähevad ja kas me need saavutame või mitte ja minu selles visioonitahvlis ongi siis nagu see universumi ala nii öelda, et heas mõttes nagu, et
mul on küll mingid soovid, aga see suurem osa seal võib olla see, et mis siis nagu, et universum üllataks mind, et tuleks see vau-moment, et mingisugune üllatus või äge asi hoopiski, mida ma tegelikult ei oskagi üldse ette kujutada. Et sa ütlesid, et see, et mingid tahan või vajan asjad on ju, et ongi, et universum tegelikult teab, mida ma vajan, et ma olen jätnud siis enda selles visioonitahvlis nagu sellele ruumi, et millised on siis need minu vaja asjad, mida ma ise veel ei tea. Jah, üks on see vajan asjad, aga tegelikult sa ütlesid ka väga ilusasti, et universum üllatamine. See võib-olla ei peagi olema midagi, mida sa vajad, aga see on midagi, mis laeb sind positiivse energiaga. Mingi tore üllatus ja meil kõigil on neid elusi vaja. Ja, et kui olete huvitatud, siis võite minuga ühendust võtta, jagan seda visioonitahvli siis tegemist teiega. Et selline lugu. Ja, et nii hakkame siis kokku võtma seda teemat, et me oleme siin juba tükk aega rääkinud sellest väest ja coachingust ja eesmärkidest ja aastast ja kõige rohkem ma arvan ikkagi see sisemine jõud oli see tänane kandev teema ja inimestel ongi seda sisemist jõudu vaja just nimelt talvehooajal siis nüüd endas hakata tundma ja seda kontakti looma sellega ja usaldama iseennast siis selles iseenda jõus ja väes ja millised on sinu soovid siis meie kuulajatele ja vaatajatele selleks 2026 aastaks? Minu soovid on alati inimestele, et seda teadlikkust lihtsalt kasvatada. Ja ma tean, et me alati läheme kuidagi selle praktilise maise maailma lõksu. Et kõik, mis on meie ümber, füüsilise käega katsutav, raha, maja, pere, kõik need asjad, et see hõlmab nii suure osa meie elust, aga see rahulolu tegelikult mitte kunagi asjadest ei tule. Kust ta siis ikka tuleb? No tuleb sinu seest. Ei tule see ainult sellest päikesest ka, et päike ja soe kindlasti soodustab seda ja pimedus hakkab seda röövima, aga need on rohkem jällegi asjad, mis toovad välja sümptomeid. Ehk siis pimeduses tuleb välja kõik see, mis vajab lahendamist ja päike võimendab kõike seda positiivset. Nii et lõppkokkuvõttes see sisemine rahu on täpselt see, mida see sõna ütleb, sisemine. Issand, kui äge, mina just selles visioonitahvlis, mis ma tegin, minu see aasta märksõna tuligi sellel korral rahu, et ma soovin rahu, ja see sisemine rahu on olnud minul siin ikka pikalt selline nagu üks soov. Ja ma arvan, et ma olen sinna jõudnud ka, et see sisemiselt olen rahunenud ja seda rahuseisundit loonud enda ümber tänu sellele, et ma ise sisemiselt olen kontaktis sellega. Ja, see on väga hea ja rahu ei tähenda ju, et me ei liiguks kuskile poole, et me jääme nagu paikseks ja aktsepteerime asju, mis ei toimi. Rahu tähendab, et me aktsepteerime seda, mis on praegu, me võtame sellest parima, aga me võime alati teha uusi valikuid ja liikuda nende poole ka rahuse. Ja, väga ilus. Et rahulikku teekonda siis. Jah, rahulikku teekonda. See kõlab nagu viimane ärasaatmine. No, vaata, ma ütleksin, et paljudel on olnud võib-olla murrangulised aastad ka. See draakoni aasta, maa aasta, palju on selliseid... Aga nüüd tuleb ju hobuse aasta, mis on veel maksimum. On ja tegelikult kits pidi samamoodi olema, et see kahe aasta tsükkele. Ja on tuleenergias on mõlemad kits ja see hobune, kes tulevad. Aga ma ütleksin, et nad ei ole niivõrd selle transformatsiooni aastad. Vaid edasi liikumise. Jah, vaid nad on rohkem sellised, võib-olla annab seda positiivset jõudu ja igaüks ise teab,
kus kohas tema enda teekonnal on. Kas ta on selles kohas, kus ta peab hakkama nüüd kappama või ta on selles kohas, kus ta peab hakkama sisse vaatama, sest ta on tohutult juba kapanud ja et peab hoo maha võtma. Et minu meelest need aastad ja energiat ei mõjuta või nad ei ületa mitte kunagi sinu isiklikku seda energiat ja etappi, mis sinule endale elus praegu on. Ja, sest kui sa oled tohutult kapanud, siis see elu võtab sind ise maha rajalt ja jällegi ma tean, et sul on ka vist läbipõlemise kogemus, et mul ka samamoodi, et selles mõttes me teame väga hästi seda, et kui sa kappad liiga palju, siis elu võtab sind ise maha. Jah, muidugi läbipõlemine on täitsa eraldi suur teema, aga mis ta sisuliselt on, ta on ju jälle mitte need välised asjad ei lõhu sind, vaid see on iseenda hülgamine, kus me anname rohkem, kui me vastu saame, kus me anname välja tühjast karikast ja siis on küsimus alati, miks on meie karikas tühi ja miks me ei täida seda. See ongi see, et sa ei ole väärtustanud iseennast. Jah, pole seda isiklikku väge veel kõrgel tasemel. Jah, tiiger oli väike, beebi alles. Tiiger oli liiga taltunud teiste soovide järgi. Jah, et tegutses teised peremehed olid. Just. Ja, nii et minu aasta 2026, mina tegin sellise Facebooki grupi, minu aasta 2026, kus ma jagan enda isiklikku teekonda. Vaadake, minu väikene tiiger tuli siit välja praegu, et tuli meil saadet lõpetama, et kui sa tahad tulla teekonnale kaasa, kuidas sellel aastal siis leida motivatsiooni, inspiratsiooni, olla ja saavutada või siis lihtsalt olla ja leida enda sisemine jõud, see on siis tervise ja edu teemades, siis panen siia alla lingi, et saad minu grupiga liituda, et täitsa tasuta, et oled oodatud. Ja saame siis koos teha seda teekonda, kuidas siis seda sisemist jõudu kasvatada sellel aastal, kuidas olla edukas ja minul on kindlad eesmärgid siis, et kui sinna gruppi tuled, siis saad teada nendest eesmärkidest. Nii et Grete, kust inimesed sind võivad leida, kui nad täna kuulasid sinu tarka ja tervendavat juttu, ma ütleks, et kust nad tulevad, kust nüüd inimesed saavad tulla sinu juurde, kus nad leiavad sind? Koju ei ole vaja tulla. Keilasse ärge tulge. Jah, ikkagi introvert, aga mul on veebileht gretevahter.com ja seal ma ise loodan, et on vastused küsimustele ka, mis võivad tekkida ja piisavalt infot. Aga veel leiab minu sisu Instagramist, TikTokis olen ka nüüd. Ja mina ka, Triinu Sirge. Ja mina siis Grete Coaching ja minuga saab täiesti tasuta teha kuni 30-minutilise videokõnega, et saab täpselt ära rääkida, mis sul mureks on, kus sa oma kohas oled praegu, mis toetust sa vajad ja siis me saame juba täpselt rääkida, mida on võimalik teha. Nii et kasutage seda võimalust ja üks teema, millest me veel ei rääkinud, on see, et sul on väga lahe väärtuste see tööleht, mille sa täitsa tasuta inimestele jagad. Et kui sa saadad Gretele oma e-maili või kuidas see, või sa kodulehel, veebilehelt, lihtsalt paned enda meili ja siis kohe automaatselt tuleb see e-raamat. Väärtuste tööleht ja mina tegin selle väärtuste töölehe läbi, võtsin selleks selline isegi tund aega, kui mitte rohkem ja see väga hästi aitas mingisuguseid kohti avada, nii et ma soovitan väga seda kõigile, et see on võib-olla väga hea algus, kus sa alustad oma teekonda sisemise väeni või kui sa oled juba sellel teekonnal, siis lihtsalt üks level edasi, kui sa oled ka enda väärtused paika pannud, et see on väga toetav. Ja kui sa arvad, et sa tead juba enda väärtuseid, enda kõige olulisemaid väärtuseid, siis tee see ikka läbi, sa võid üllatuda, sest võib-olla sa tead enda 1-2, näiteks pere väga paljudele, aga tegelikult need asjad, mis sind sisemiselt liikuma panevad, seal võib lõpuks neid 3-4 tulla, mille peale sa ei osanud kohe tullagi.
ja minul oli nii, et täitsa üllatavad olid mõned väärtused ja pärast neid grupeerida seal oli põnev, nii et soovitan siis minna uudistama gretacoaching.com. Ei, gretavahter.com. gretavahter.com, okei. Nii, lingid tulevad video alla, nii et soovime teile imekaunist ja edukat uut alanud aastat ja väekat aastat just, nii et olge tublid ja tšau! Tšau!